Iha on oma olemuselt väga julm nähtus, seda pole võimalik kunagi lõpuni rahuldada. Ükskõik, kui palju sa saad, ükskõik, kui kaugele sa jõuad. Iha kasvab alati edasi. See ei toida sind, see tühjendab sind. Iha ei paku kunagi päris rahu. Ta pakub ainult järgmise sihi, järgmise objekti, järgmise illusiooni, õnne lubadusest. Ja iga kord, kui inimene ulatab käe iha suunas, muutub ta veidi rohkem sõltuvaks, veidi rohkem äraseletamatult rahutuks. Aga hetk, mil inimene otsustab kasutada ausust, sünnib tema elus midagi uut. See on uus sünd, nähtamatu, kuid pöördumatu. Kui ausus saab valikuks, mitte ainult sõnades, vaid elus, siis elu ja maailm avavad helgema poole, lõpeb vastandumine ja võitlus. Motiivid muutuvad puhtaks ja läbipaistvaks. Iha haare hakkab tasapisi nõrgenema, sest ausus ei lase enam iha toita varjudes. Ausus toob kõik valguse kätte, kõik salasoovid, kõik varjatud motiivid, kõik põgenemised. Ja valguses hakkab iha oma jõudu kaotama. Seal aususe ja julguse tasandil kaob vajadus sõltuvuste järele. Inimene avastab, et tal pole vaja võidelda enam elu vastu, sest ta on lõpuks nõus nägema elu sellisena, nagu see on. Iha tahab kogu aeg rohkem. Tõeline ausus aga toob rahu, et olla siin ja praegu, ilma vajaduseta olla keegi teine või olla kuskil mujal. Ja alles siis, kui võitlus elu vastu lõpeb, saab inimene esmakordselt päriselt hingata. Siis ei vali enam iha sinu eest. Sina valid elu enda eest.